Kui teadlik oled sa sellest, millist mõju avaldavad sulle sind ümbritsevad inimesed, keskkonnad ja sealhulgas ka virtuaalsed keskkonnad? Ehk siis, kuidas sind mõjutab mingite inimestega aja veetmine, mingite inimestega suhtlemine, mingisuguse sisu tarbimine, mingisugustes kohtades viibimine? Ja üldse täiesti umbisikuliselt, ma ei pea siin silmas seda, et hakkame sildistama hea või halb või õige või vale või keegi on madalas või kõrges sageduses. Ma räägin sellest, et kuidas sina ennast tunned mingite inimestega suheldes, võib-olla mingite inimeste postitusi lugedes, midagi vaadates, mingites kohtades või seltskondades viibides. Kas see tõstab sind, kas see päästab sind, kas see inspireerib sind, kas see innustab sind tegutsema või jooksutab see sind tühjaks? Ja minu meelest on see üks nagu ausamaid kohtasid ja ülioluline koht, ehk siis niisugune nagu pausihetk, mida tasuks nagu regulaarselt teha ja minu meelest võiks niimoodi revideerida nii tegevusi kui ka mitmeid inimsuhteid. Ja ma üldse ei ütle sulle, et lõika nad kõik nüüd elust kohe välja või et koli ära ja ära enam kunagi vasta telefonile, vaid juba ainuüksi see, kui sa muutud teadlikuks sellest, kuidas teised inimesed ja keskkond sind mõjutavad. Eriti hea on muidugi veel küsida seda ka, et kuule, aga millist mõju ma teistele avaldan. Kas võib olla nii, et mina ise olengi see tüüp, kes käib ja tõmbab teiste akupankasid tühjaks. Ja kui olen, siis kas ma tahan see olla ja kas mul on võimalik selles osas midagi isikuliselt endal ette võtta. Aga minu meelest selles pausis võib sündida väga palju väga olulisi taipamisi, elu muutvaid otsuseid ja edasiviivaid valikuid. Seega, millist mõju avaldavad sulle sind ümbritsevad inimesed, keskkonnad ja ka virtuaalne ruum, kus sa kõige rohkem viibid? Ja kui see sikutab sind alla, kui see tekitab sus kehva ebapiisava tunde, siis miks sa seda ikkagi valid?